tere, head kuulajad, käes on 13. juuli, siin ongi Õinusi tegisaade ja täna suviselt on stuudios Ants Lõugas, Glenn Meelis Väljamäe ja mis me täna räägime? Räägime sellest, kuidas riigil on sinu kohta ja meie ümbritseva riigi ja elu kohta palju andmeid, aga nüüd on veelgi targem võimalus, kuidas igaüks saab nende andmele ligi. Räägime sellest, kas ja kuidas oleks aeg teha oma uks nutikaks ja kuidas autoga ei pea enam rääkima, autoga saab vestelda ja auto räägib sulle vastu, mismoodi seda kasutada ja muid suviseid teemasid veel tänases saates selline ülevaade tuleb. Hakkame siis esimese teemaga pihta, võib-olla räägime sellest, et meie sõber Ronald Liive võttis kätte ja asus põmmutama vibe-koodimisega. No, seda teeb täna iga keskmine inimene, lähete bussipeatusse ja küsite ja enamus neist vibe-koodivad. Aga Ronald on teinud midagi huvitavat ja Ronald võttis siis välja sellise ülesande omale, et Eesti riigil teatavasti on tohutustes hulgastes andmeid, kas siis meie enda kohta, meie ümbritseva keskkonna, elu, looduse, liikluse, kõige kohta ja Eestis on teatavasti avaandmed tehtud avalikult kättesaadavaks, mõne andmekogu puhul rohkem, mõne puhul vähem ja Ronald tegi huvitava eksperimendi selle kohta, et ta võttis siis 2 viimast kõige targemat AI abilist, mis on praegu väljas ja palus neid leida vajalikke, huvitavaid, olulisi andmeid, mida siis teha paremini kättesaadavaks ja loetavaks. Ja mõnes mõttes oli see siis väike test Eesti riigi avaandmete kohta, et teisest küljest oli see test selle kohta, et kas siis need 2 tarka AI-d oskavad midagi mõistlikku teha või ei oska. No võib-olla peaks astuma sammu tagasi selles mõttes, et esiteks jah, üks neist AI-dest oli siis Claude Fable, kui ma ei eksi. Aga teine oli OpenAI uusim mudel, mis ju eelmisel nädalal ka põhjustas üksjagu AI emotsioone. Ja see on siis 5.6 Soul, ma saan nii aru, et neid on 3 mudelit. On siis Soul, Terra ja Luna ja 5.6 on selline mudel, mida kõik on pannud kõrvuti ja kulutanud sadu miljoneid tokeneid ja muid rahaühikuid sinna juurde, et siis võrrelda, kumb nendest on ägedam ja tuleb nagu tunnistada, et erinevates võrdlustes on nad kohati tasavägised, aga teatud aspektides just nimelt see 5.6 ChatGPT ongi suutlikum ja isegi suutlikum on võib-olla valesõna ainult, et ta on ka tunduvalt odavam. Ehk et kui me vaatame neid sisend- ja väljund tokenite hindu, siis suurusjärgus peaaegu 2 korda vähem tuleks maksta OpenAI-le ja sealjuures see tulemus ei ole üldse halb, et nad on natuke sellise erineva iseloomuga, ütleme siis niimoodi, et kui Claude'i mudel on selline analüütiline, siis OpenAI mudel on pigem selline tormakas töömurdja, jah, nagu loominguline ja tormakas, kes kohe siis virutab asju teha ja selle taust siis on jah see, et need mõlemad mudelid järjekordselt ilmselt järjest enam jõuavad inimeste teadvusesse just sellega, et ära otsi enam App Store'ist, kas on selline äpp, vaid mine ütle sellele oma AI abilisele, et sa tahad sellist äppi. Ja mida siis Ronald tegi, ta tegi põhimõtteliselt sellise lihtsa testi, ta ei kasutanud mingit erilist analüüsi, mida küsida või ei eksperimenteerinud pikalt, vaid ütles sellise väga range kriteeriumile mõlemale, et ma annan sulle 30 minutit ja selle ajaga mine otsi viinast kurssi Eesti avaliku sektori andmetega, leia mõni andmekogu, mida praegu on raske kasutada ja siis selle pealt pidi see mudel looma sellise veebiäpi, kus on neid andmeid parem vaadata. Ja need muidugi on sellised eksperimendid, aga ma arvan, et toimuvad päris hea inspiratsioonina. No mis siis välja tuli? Esimene AI, Claude Fable, võttis siis välja avaandmete portaali ja kuna praegu on suvi, ilmad on läinud ilusaks soojaks, siis ütles Fable, et päris tark oleks näidata inimestele, kus tasub ujuda, kus mitte. Kuna Terviseamet teeb oma supluskohtade veeproove, siis võiks neid paremini näidata inimestele. Ja see
Ronaldi lugu on muide väljas ka siis Geeniuse portaalis, igaks saab sealt seda vaadata ja lugeda ja Ronaldi enda GitHubi kontos on need mõlemad väljas, need äpid, noh, ütleme nii, mõnes mõttes eksperiment õnnestus, kuna näiteks seesama supluskohtade veeproovi lehekülg, no annab sulle nimekirja, kuhu sa ei peaks minema ja kus on okei, ja mõnes kohas, kus sa ei peaks käima, ütleb siis ka, mis seal proovides infot, mis seal oli. Näiteks, no Randvere randa muide, ei soovitata minna, proovid viitavad fekaalreostusele. Anne kanalis on suurenenud soole enterokokkide ja E-coli sisaldus. No ja nii edasi on ju. Et tegelikult praegu on see andmed kuskil seal avaandmetena kirjas, aga kui mul oleks lihtne äpp, hakkan Anne randa minema, Anne kanalisse ja vaatan, pagan, E-coli on ees, ma ei lähe. Nii et praktiline. No ma ütlen ka vahele, võib-olla ma algust isegi ei kuulanud, kas sa mainisid, et Roland ei öelnud siis sugugi neile, et nad peaks veetemperatuure mõõtma, vaid algülesanne oli see, et avaandmete baasil tee midagi ägedat, siis noh, lihtsustatud öeldes. Et vaata, milliseid avaandmeid on olemas ja mis võiks olla nende baasil tehtud asi, mis tunduks inimestele siis vajalik, kasulik või mis iganes. Mida ChatGPT tegi, ma võtan selle ka siis kokku 5-6 tegi siis seda, et ta võttis välja liiklusõnnetuste statistika. Valmis äpp nimega Ohutee ja kus sa saad küsida, kas minu igapäevane tee on päriselt turvaline või mitte, mis keskendub siis näiteks riskipiirkondadele. No siin on näiteks Tartu Riia ringtee, Pärnus on Tallinna maantee, Tallinnas on Liivalaia tänav, Kuressaares on Tallinna tänav ja siis sa vaatad, näitab sulle statistikat läbi aastate. Mis õnnetused on seal juhtunud, kas seal on vigastatud, kas rohkem saavad viga ja surma jalakäijad, ratturid, autojuhid. No ühesõnaga toob välja selle liiklusõnnetuse statistika, mis on kuskil olemas peidus, kus keegi ei viitsi ju ise käia niisama avastamas, kui sul ei ole just vaja midagi teada, teeb selle visuaalseks. Tulemus näeb välja professionaalne. Ma ei tea, kas ma seda iga päev kasutaks, aga see nagu on täitsa asjalik. Ja siin on ju aspekte jällegi rohkem kui üks, et esimene on ju tegelikult see, et mida üldse AI mudel mõtles tegema hakata. Ehk siis üks neist võttis kätte, need hakkas sellest randadest rääkima, teine mõtles liiklusohutuse peale. Et iseenesest mõlemad ideed ei ole ju üleüldse halvad ideed. Ehk et juba see on nagu esimene siuke linnuke selles kastikeses, et küsi juba üldse, mida võiks teha. Aga nüüd teine pool on täpselt see teostuse pool, et kui hästi või halvasti see nüüd teostus sellise limiteeritud ajaga, sest olgem ausad, et see eksperiment, nagu seal oli öeldud ka, piirdus ikkagi minutitega või poole tunniga, et see ei olnud ju see, et arendame lõpuni või edasi. Ehk et tegelikult võis öelda, et juba nende esimeste minutitega said ju need äpid sisuliselt toimivaks, ehk et kolmas aspekt siin ongi hoopis see, et kui nüüd Eesti riigi suured ja toredad asutused mõtleksid, et läheneksid ainult esimese aspektiga AI-le ja küsiksid, et kuule, et noh, täna on niisugune igav tööpäev, et millest me võiks äpi teha ja siis öeldakse, et palun, et tee selline riigimaanteede ja teede ohutusäpp, siis selle peale võiks ju korraldada riigihankeid ja igasuguseid muid toredaid ettevõtmisi ja siis kulub kuid, et mitte öelda päevi või aastaid ja miljonites raha ja siis hakkabki valmima selline äpp lõpuks ja siis selgub, et kui see äpp on valminud, siis on teed juba hoopis teistsuguseks tehtud. Nii et tegelikult see eksperiment hoopis tükis näitab ka seda, kuivõrd selline tänapäevane tehnoloogia, kui me nüüd AI-d sinna liigitame, sisuliselt peaks muutma kogu selliste asjaajamist, sest mitte mingit mõtet ei ole ju, või mõtet on isegi vale sõna, see on ju lausjabur kulutada miljoneid tunde ja rahaühikuid, et tellida selliseid asju, sest et seda ongi nüüd võimalik niimoodi teha. See ei tähenda, et igasugune inimene, ma ei taha kuidagi halvustada sõna igasugust inimeste kohta, vaid see ei tähenda nüüd, et inimene, kellel ei ole muidugi üldse arenduse või programmeerimisega pistmist, peaks nüüd kohe hakkama mürinal tegema kõikvõimalikke äppe, aga tal on see võimalus ja inimene, kellel on täna ikkagi kogemus arendusega ja kodeerimisega ja programmeerimisega, tal on võimalus astuda üks samm siis oma tavalisest töökohustusest nagu ülespoole ja ta ei tee enam siis nii-öelda käsitööd, vaid ta on see, kes delegeerib seda tööd. Nii et see muutus on kohal. No ma arvan, et sa juhtsid ka ühele õigele asjale tähelepanu, et miks tellida riigihankega suurt uut äppi või mingit rakendust andmete peale.
mis on Eesti riigi üha tähtsam ülesanne on see, et need avaandmed oleksid saadaval, hästi masinloetavad, struktureeritud, värsked. Sest see on see alus, mis on see väärtus, mida avalik hüve peab pakkuma, mida me maksumaksjatena peame nõudma, need andmed sinna peale. Küll me siis teeme ise vabatahtlikult, kulutades oma tokeneid, saab erafirma teha nende andmete peal mingi ilusa rakenduse, et neid on võimalusega need andmete avalikustamine. Ronald kirjutas mulle ka enne saadet, et tal on, põhimõtteliselt ta lähenes sellele eksperimendile just kui valgel lehelt, aga tal oli natukene varasemat kogemust selle pealt, et alati see ei ole nii lihtne. Osad andmekogud panevad mingitesse Microsofti rakendusse, Power BI-sse neid, osad pakuvad masinloetavat allalaadimist. Nii et see rohi ei ole täiesti roheline. Seda küll, et see on jah veel 4., 5. ja 6. aspekt kogu selle asja juures, et kuidas need andmed on kättesaadavad. Aga ikkagi eelkõige võiks sellest eksperimendist kindlasti kinni võtta ka need inimesed, kes riigisektoris selliste asjadega tegelikult nagu töiselt tegelevad. Sest muidugi on ju tore, kui iga inimene teeb omale veetemperatuuride äpi ja ohutee ja turvalised teed ja kõik võimalikud äpid, aga me ikkagi täna oleme veel selles mõttemallis justkui, et mingi kasulik asi on ju, siis võiks seda teistega jagada. Et see tunduks ka nagu pehmelt öeldes võib-olla tõesti jabur, et nüüd igaüks teeb omale personaalse ohutee äpi. Võib-olla tõesti. Mul tuli ka mõte sinna poole liikuma, et mõtle, kui sa tahad kolida linnast maale või vaida lihtsam, ostad endale, mõtled, kuhu oled perelisa saamas, tahad minna kolida kuskile valda elama ja sul on võrdluseks 3-4 valikut, kuhu kolida. Sa tahad teada lasteaedade kohta, sa tahad teada kuritegevuse kohta, liiklusõnnetused, kas ulukitega on probleeme olnud, täiesti küsimused, mida sa ei oskagi küsida, aga andmetes on ilmselt info olemas ja siis sa saad oma nende avaandmete põhjalt tegelikult päris hea nagu sellisele küsimusele vastuse, mis on väga sinu spetsiifiline. Keegi ei saaks rakendust ehitada, aga näed, AI saab sulle need vastused tuua. Bürokraatiat vähendab ka kõvasti või selles mõttes nagu sellise ametnike tööd, eks ole, et nad saavad keskenduda muudele asjadele. No see algabki sellest tegelikult, et ametnike töö väheneb sellest hetkest, kui ametnike pealik, nimetame siis nii, saab aru, et võiks niimoodi teha. Et muidugi ilmselt siin siis töö struktureerub natuke ringi ja võib-olla mõned ametnikud isegi siis kaotavad natuke tööd, ma ei oska öelda. Siin on nagu see asi, et kogu aeg räägitakse sellest, kuidas meil on ametlikke liiga palju ja riik on liiga paks ja samas mulle tundub vastupidi, et päris tihti need ametnikud ei jõua nagu abivajajateni ja neid nagu on, kohati nagu tundub liiga vähe just minu ja mulle tundub, et võib-olla siin ongi see, et need ametnikke, kes siis sealt tänu AI asjadele üle jäävad, saab nagu suunata siis nagu päriselt nii-öelda inimkätt või silma vajavate asjade tegemiseks. No jah, eks selga on muidugi see, et ega ka tänane ametnik ei olnud ka eile ja täna see inimene, kes kirjutas koodi ja tegi äppi, et tema pigem kirjutas siis riigihanke tingimusi ja siis tasakaalustati eelarvet ja mida iganes. Et need tulid ikkagi väljastpoolt nii-öelda maja, aga lihtsalt täna on olukord, kus need asjad saab teha tunduvalt kiiremini ja efektiivsemalt ära. See on see oluline moment, et võib-olla siis teistpidi ei nimetada, et ei kaota seda tööd isegi võib-olla ametnik, aga võib-olla kaotab selle töö nüüd senine riigihanke teostaja, kes muidu krõpistas omale miljoni taskusse. Teistpidi võib ta võib-olla ise küsida nüüd hoopis miljoni asemel 500 000 ja siis teha selle töö ära tegelikult 500-ga. Et lihtsalt minu selline mure mõte natuke on see, et ametnikud peaksid tänast muutunud turu olukorda teadma ja selles orienteeruda, et mitte lasta endale, kasutame siis väljendit, kotti pähe tõmmata, mida võib ka väga kergesti täna teha nende inimeste poolt, kes kavalalt juba näevad, kuidas oma tööd optimeerida. Ja, selleks on ametnike pealik, nagu sa ütlesid, ja ametnike pealike pealik ja nende pealike pealik, mis Eestis on ju peaminister ja valitsus, nii et meie töö on kodanikena nõuda seda, et pealike on nad teatavasti jah, viimati nõudsid nad ID-kaarti või tähendab isikukoodi agentidele, mis iseenesest näitab, et mõtlemine on edumeelne, aga siinkohal tulles võib-olla selle jutu alguse juurde korraks seal tagasi, et selline tore, kuidas on eesti keelde tõlkida tagline või mis lause või ma ei tea, kus on tagline eesti keeles. Motto või juht. Motto või juht väljend oli see nende just siis ka uue 5.6 mudeli raamis jäi mulle see meelde. Ja see vastab tõele järjest rohkem ja täielikult on see, et inglise keeles kõlas see muidugi väga hästi, sest seal on üks ja sama sõna.
ehk et anyone can build anything ja nii ongi, et tõesti igaüks võib ehitada siis mida iganes. Et me olemegi jõudnud sinna, kus see mõttemaailm nagu muutub nende jaoks varem, kes on nutikamad ja nende jaoks hiljem, kes nii nutikad ei ole. Ja tahaks siis rõhutada või panna meie ametnikele südamele, et olge ikkagi nutikad. Nii, lähme siis edasi järgmise teemaga ja see on selline huvitav spontaanne mõte, kus ma istusin ühel päeval kodus, vaatasin lakke ja tuli mõte, et peaks oma ukselukud nutikaks tegema. Ja mõtlesin, ma olen rongist juba nii maha jäänud, et nutilukud on nii aasta 2012 teema või midagi siukest, et no kõik on valmis. Ja siis natukene hakkasin uurima ja vaatama ja sain aru, et ma olen rongist ees, et nutilukud ei ole, midagi ei toimi veel. Ma pean ootama tükk aega, nagu see valmis saab, aga enne kui ma täpsemalt räägin oma muredest, siis ma korraks küsin teie käest, et kas nutilukud on teil uksel küljes? Jaa. Minul ei ole, sest ma olen samas, selles mõttes ühtepidi selle sama mõtteviisi viljeleja, et vara veel lihtsalt nagu lahenduste poolest ja teine asi on see, et ma üldse ei ole väga suur nutikodu fänn just sellepärast, et nii palju, kui ma neid erinevaid nutikodu asju olen proovinud, siis enamuses mul jääb mulje, et nad üritavad lahendada probleemi, mida mul tegelikult ei ole päris tihti, seda veel kalli raha eest, et kas mul on vaja mitmesaja eurost nutilukku, mida see mulle juurde annab, et ainuke hetk on see, kui ma tõesti tulen, mõlemas käes on kompsud ja siis ta teeb mulle ukse lahti, et võib-olla tõesti, aga kui tihti seda juhtub, et kogu aeg juhtub seda, mitte et mõlemas käes oleks kompsud, aga sa ei pea võtid taskust välja võtma. No nii, ma saan aru, Glenn, sa oled tegelenud sellega. Ja teine asi muidugi ongi see, et kas siis okei, et võt siin on ka see, et nutilukul on vahe, eks ole, et kui sa ütlesid kohe seda, et nutiluku puhul sa ei pea võtma võtid taskust välja, siis see on ainult üks tüüp nutilukku, eks neid on erinevaid. Mõnel sa pead ikka võtma telefoni või võtmed või mingi muu kiibi või asja taskust välja, eks ole. Mina võtan taskust välja oma näpu, ütleme nii, ja paremal juhul ma ei võta isegi näppu, ma pistan ikkagi mitte sinna, mida te mõtlete, vaid ma pistan näppu sõrmejälje sensori peale. Ma mõtlesingi seda. No näiteks, eks ole. Aga kui sa pistad näppu sõrmejälje sensori peale või paned sinna mingi koodi või kasutad mingisugust kiipi, siis kas see erineb väga palju võtmest, eks ole, natuke küll, aga. No näpu sensorile panek ikka erineb, tegelikult see käe liigutus on selline, et ma isegi paigaldasin oma sõrmejälje sensori niimoodi sinna lingi kõrvale, et kui ma panen käe lingi peale, siis minu näpp satub ka sensori peale. Kui sa peolt tuled juuedes pea koju ja ei saa võtmega lukaugule pihta, siis näpuga ilmselt sa saad sensori läheb paremini pihta. Seda ma ei ole väga tihti raadiusesse. Seda ma ei ole väga tihti teinud, aga hüpates jutust ette, ka minu suurepärane nutilukk oma beta funktsioonina tuvastab ka selle, kui ma lähenen lukule ja umbes 10 korrast 3 või 4 avab ta siis lukku lihtsalt niimoodi, et ma jõuan ukse taha, olgu siis kas juua või midagi muud täis ja uks avaneb nagu maagiliselt. Peaksimegi selleni jõudma tegelikult, et see oli tegelikult ka Hansu see mõte, eks ole, et kui valmis see on just nagu see lähenemised ja muud asjad. Ma kohe räägin seda, et miks ma kus ma põrkasin, et mida ma veel ei saa nagu hankida, aga väga huvitav on, Glenn, sinu veel näide selle, et see tähendab, et sul on see sensor, mis siis skanneerib su sõrmejälge ja raadiosideks on siis Bluetooth või? Raadiosideks on Bluetooth, aga on olemas veel ka lisaks, mul on veel olemas infrared, ma ei tea, nimetame siis seda, ruuter on vale sõna, aga mingi jublakas on, mis on ka Wi-Fi võrgus ja suhtleb veel luguga läbi infrapuna nagu side. Ma saan kaugelt ka juurde. Et sa oled näiteks maal ja keegi tahab sulle tuppa saada ja sa lubad ja siis sa teed klõps ja siis just. Et tegelikult ma ei ole üldse selline pikaaegne nutiluku kasutaja. Minul sai see alguse tegelikult täiesti praktilisest vajadusest, siis ütleme nii, et kuna siin renoveerimise käigus ka sattus korteri uks uue vastu vahetatud saama, siis tekkis sinna uus lukk ja uus lukk oli siis seda tüüpi lukk, kus seespool oli see selline, ma ei tea, kuidas ütleme kõrvik, selline, mille et see ei pea seestpoolt võtmega, vaid sul on seestpoolt keerad. Mul on see, aga seal ei ole tegelikult vahet, aga minul sattus seda tüüpi lukk sinna ja väljaspoolt on võti ja
mulle lihtsalt tundus väga ebamugav, no kuidas ma enne muidugi oli ka sama ebamugav, et kui ma panin nagu ukse kinni, siis ma pidin kogu aeg võtma võtme taskust ja keerama ta lukku. Ja kui ma tulin tuppa, siis pidin keerama sealt kõrvikust ta kogu aeg lukku. Ja siis ma arvasin, et nüüd või mitte kunagi. Ja kuna selline lukk seal oli, siis ma lihtsalt vaatasin, et kas ma ei saa seda lukku kuidagi notifitseerida. Ja selgus, et ma sain selle väga säästlikult notifitseerida ja saadeti mulle pakkus see. See oli selline lukk, mille ma siis kruvisin sinna sisse poole selle kõrviku asemele, siukse karbi ja seal on mootor. Ja siis see muudkui aga seda kõrvikut nüüd keerab. Nii et tegelikult kogu nutindus ongi see karp, aga kogu see muu pool on nagu natuke lisa, et ma ei pruukinud võtta seda sõrmejälje osa sinna võue üldse, sest see suhtleb ka lukuga läbi Bluetoothi, sa võid selle kleepida kuhu iganes. Ja samamoodi ka see kolmas jubin, mis siis seda internetiga vahendab ja infrapunaga, aga kuna Amazon pakkus sellist suurepärast komplekti, kus kõik need asjad olid juba koos, siis mul ei olnud nagu põhjust hakata seal nüüd mingisugust veel rohkem säästu eelarvet korraldama. Seda ma vaatasin, et sellised lukud on tegelikult praegu päris nagu küpsed, selles mõttes, et ei maksa hinge hinda, on levinud, lihtne paigaldada. Ma oletan, et kas sul hakkas lukk hakkas sellise nimi hakkas Y-ga lõppes Eiliga näiteks või midagi sellist, nagu need on läbi. Ei, minul algas luku nimi S-iga ja lõppes T-ga, ehk et tegemist oli siis brändiga nimega Switchbot. No, okay, seda me teame. Kas mitte ei olnud, kui mina rääkisin siin kunagi eelmine aasta IFA ajal Switchbotist, te ütlesite, et ei pole kunagi kuulnud sellisest firmast. Jah, tuleb meelde küll. Ega ma ei olnudki kuulnud nüüd ennem seda, kui ma selle omale ostsin, et selleks ei pea olema. Ja nüüd ma kuulsin teist. Selleks ei pea üldse väga pikalt olema asjadest kuulnud, et see omale osta. Aga Switchbot jäi esimesena mulle sõelale ja siis sealt ma selle ette võtsin, ma võin isegi vaadata ka isegi täpse nime kohe, mis asi see oli. See oli siis Switchbot Wi-Fi Smart Lock Pro, jah. Ja sellest on ka uuem versioon olemas, aga ma ostsin vana versiooni, sellepärast et minu AI sõbrad ütlesid, et vanal versioonil on parema väändemomendiga mootor. Et see sobib nagu paremini, et see lukk tegelikult või Switchboti toode on siis sobitu väga paljude tänaste lukkudega, et see ei ole üldse niimoodi, et seal peab olema nüüd mingisugune väga kindel kriteerium, et vastupidi, selles karbis oli kaasas hästi palju neid jublakaid, millega ta siis sobitub selle nii-öelda südamikuga, ehk siis olgu ka öeldud selgituseks, et see, mille ma ostsin, ei ole ju lukk ise, see on ainult see nutimootor. Pöörab ainult lukk, et lukk peab ikkagi olema, sest need Yale'id ja kes iganes siin on, minust nemad ka paljud ikkagi toodavad nagu sellist täiskomplekti, et sa ikka paned nagu kogu selle südamiku ja kogu selle lukunduse ka sinna sisse, mis teebki nad oluliselt kallimaks, võib-olla siis ka turvalisemaks, ma ei tea, aga Switchboti puhul on siis ainult see mootor, kõige minimaalsem komplekt ja kui sa nüüd tahad siis panna sinna asju juurde, siis sa saad sinna osta asju juurde. Et sobitub ta, jah, te peate lihtsalt vaatama, et millega ta siis täpselt sobitub, aga eks ta natuke võib-olla siuke katse-eksitusmeetod oli, aga selle lukuga, mis minul seal ukse küljes sattus ta olema, üks nendest jublakatest sobis siis väga hästi, et see läheb sinna mootori pessa ja siuke väike metalljublakas ja siis ulatub sinna teisele poole, kus ta seda lukku keerab ja siis sa kalibreerid ära ja muidugi, no kui ma juba sellest siin nüüd jäin pikalt heietama, siis ta ikkagi ei ole sugugi ka ta ei ole nagu 100% toimib alati, sõrmejälg muidugi toimib alati ja telefonist avamine toimib ka alati, aga mis ei toimi alati, tal on selline magnetsensor, millega ta siis saab aru, kas uks tehakse lahti või pannakse kinni. Et see magnetsensor on selle ukse piida peal seal kõrval või magnet selline jublakas, et siis luku poolel on see sensor ja seal on mingisuguseid kummalisi anomaaliaid, et protsenti on raske öelda, aga ma ei tea 20 korrast näiteks ühel korral või midagi sellist, nagu suhteliselt siuke väike protsent, aga ikkagi ta nüüd siis saa aru, kas uks tehti lahti või pandi kinni. Ma kasutan teda siis sellisena seda funktsiooni just nii, et kui ma nüüd ukse avan, seespoole jääb sinna siuke keeratav nupp, ma võin ta ise käsitsi lahti keerata, aga kui ma vajutan selle nupu peale, siis teeb ka mootor selle lahti ja kui ma nüüd ukse avan ja uuesti kinni panen, mul on siis aktiveeritud funktsioon nimega autolock, siis ta kohe kribistab mu ukse kinni, teeb plõks. Ja võt mõnikord ta ei saa nagu aru sellest, et uks käis lahti ja kinni, ehk et ma lähen nagu välja, panen ukse kinni, siis ma pean nagu alati kuulama, et kas ta selle klõps
teeb ja mõnikord ta ei tee. Tõsi, selle puldi peal on mul ka võimalik vajutada kohe nagu mitte või selle kontrollpaneeli peal, kus on siis sõrmejäljesensor, mis on väljaspool. Seal on ka tegelikult lukustusnupp. Nii et isegi kui ta näiteks juhtumisi nüüd ei saanud aru, et pane nüüd uks lukku, siis mul on alati võimalik võtme asemel taskust ikkagi vajutada seal sõrmejäljesensori kõrval asuvat lukunuppu ja see muidugi alati töötab. Ja teine asi, mis on ka ametlikult neil seni beta funktsioonis, on siis see proximity autolock, et see põhineb tegelikult GPS-il ja selle raadius on mingi umbes vist minimaalne raadius oli, kui ma ei eksi, kas lausa mingi 200 meetrit või oli natuke vähem. Ehk et see tähendab siis tegelikult seda, et äpp siis telefonist vaatab, et kui mina olen nüüd sellest oma kodust siis selle raadiuse sees, ma saan seda raadiust veel suurendada, vaat siis ta hakkab nüüd otsima siis läbi Bluetoothi, kas minu läheduses on minu lukk. Ja kui ma nüüd olen seal raadiuse sees, on seal siuke parameeter ka nagu mingi time out, et ma võin näiteks öelda, et 10 minutit otsi, no et stiilis, et võib-olla mul on seal suur maalapp ja kuskil on mingi kodu ja garaaž ja mis iganes. Et kaua siis võtab mul aega, et sellest raadiusest nüüd jõuda oma lukuni, aga teistpidi võib-olla mõnikord ma hoopis tükis sõitsin lihtsalt kodust vuhinal mööda ja ei kavatsenudki uksest sisse tulla, et siis ta ei jää nagu lõputult seda minu lukku otsima. Et see funktsioon siis tähendab seda, et nagu ideaalses maailmas, kui ma tulen siis kaugemalt kui see raadius oma kodu juurde, vaat siis äpp hakkab nüüd lukku otsima ja kui ta siis Bluetoothiga tuvastab selle minu luku läheduse, siis ta avabki luku. Ja see on ka toiminud umbes, kuidas ma siis ütlen, 2/3 kordad, ei, võib-olla ütleme pooltel kordadest on see toiminud. Et ma siis jõuan tõesti ukse juurde ja uks siis sellel ajal tuleb lahti, aga see ei toimi alati tõesti. Mõnes mõttes see, mis sa praegu räägid, võtabki väga hästi selle, miks ma mõtlesin edasi lükata, et minu jaoks ei ole seda lukku valmis, nagu siin ka Meelis ütles, et lihtsalt autovõtmetes on see juba hästi ära lahendatud ja selle asja nimi eesti keeles on siis see ülilairiba tehnoloogia või inglise keeles UVB, ultra wideband, mis võimaldab, ütleme, sentimeetrite täpsusega mõõta, et kas näiteks see seade, telefon läheneb lukule, et ta mitte ei ole paigal, vaid ta läheneb ja õigest suunast läheneb. Bluetooth on okei, GPS, ka need on kõik sellised, et okeid on ju, et mingitel enamikel juhtudel töötavad, aga tihti ei tööta. Ja ma eeldasin, et tegelikult on mul valikus päris palju neid lukke, kus on see UVB tugi olemas, mis siis mõõdab, et kui ukse väljaspoolt läheneb tuttav telefon, siis tehakse uks lahti ja siis kinni. Ja siis ma avastasin, et esimene mudel tuli müügile jaanuaris 2026 Ameerikas, Akara mudel, ja teine Schlage mudel tuli välja 29 juuni, ehk siis siin paar nädalat tagasi. Siin on tegelikult ka... Neid ei ole veel, neid UVB tuge väga. Jah, ma siinkohal üldse ei saagi vaielda, et ilmselt UVB ongi siis asi, mis lahendaks selle tulen nüüd koju probleemi täiesti puutevabalt väga hästi. Aga mulle nagu piisas sellest sõrmejäljest muidugi ka, et ma üleüldse ei seadnudki kriteeriumiks UVB-d. Ei arusaadav jah, aga ma otsustasin, et ma olen ka seda kui Meelise stiilis, et kui juba teha, ma ei hakka sellega jändama, sest minust see võtme või nuppu keeramine on okei. Aga kui ma tehan, siis ta olgu niimoodi, et kui ma olen selle ukse juures, siis ta on lahti. Jah, see kahtlemata mugav. Ja võimalus on teha nagu eramajal, et sa paned sinna kaamera ja näotuvastus ja kogu värk, aga kortermajas, see, mis sa kirjeldasid, see lahendus, et sa võtad nupu asemel, paned selle pöördemehhanismi, see on jumala lihtne, täitsa sobiv, aga see peab tuvastama mind õigelt poolt ja nagu 99% tõenäoliselt. Ja et kui selle jutu peale nagu siin teooria juurde minna, siis tegelikult see põhjus on see, et lihtsalt kõik ootasid seda, et tuleks standard ja kui muude nutikodu asjade jaoks on olemas mäder, eks ole, mis on mitu aastat juba olemas olnud ja järjest paremaks läheb ja väga aeglaselt küll, aga siiski, siis nutikodu lukkude jaoks ei olnud ju tegelikult sellist ühtset standardit, mis ühildaks Apple'i ja Samsungi ja Google'i ja kõik muud nutikodu pakkujad, siis see standard on nüüd olemas, selle nimi on Aliro ja see tegelikult võeti vastu eelmisel aastal ja alles nüüd hakkab nagu vilja kandma, et need samad Schlage ja Akara lukud, millest sa rääkisid, tegelikult on esimesed, mis sellel standardil põhinevad ja seal ongi kaks nagu varianti.
põhilist varianti siis avamiseks, üks on UVB ja teine on NFC, eks ole, NFC-ga pead sa vist natukene lähemal olema kui UVB-ga. Aga probleem on selles, need esimesed lukud on Ameerika standardil, eks Euroopa ustele nad veel ei sobi, eks seda Karluk samamoodi, et minu teada sellest ei ole Euroopa versiooni veel, et aga ütleme, nad kunagi teevad selle, aga veel ei ole. Ja teine selline nokk kinni saba lahti probleem, räägin selle ka ära, on ju tegelikult see sama UVB, et kui sa oled Hans ja sa oled nagu iPhone'i kasutaja, siis sul on nagu peaaegu kõik hästi, vähemalt juhul, kui sa ei kasuta iPhone E-seerias kõige säästumat mudelit, eks. Aga kui sa oled Androidi maailmas, siis UVB-d annab tikutulega otsida, eks ole, kõige kallimatel Samsungitel, kõige kallimatel Pixelitel on see olemas, aga ühelgi teisel tootjal seda ei ole. Xiaomi'l näiteks on, aga ainult Hiinas, mitte Euroopas. Nii et selles mõttes see on ka asi, mis ühtepidi on see, et võib-olla pole vaja, sest et lihtsalt pole asju, millega seda UVB-d kasutada ja teistpidi on see, et tootjad ei tee neid asju, mida kasutada, sest telefoni pole vastavaid, eks okei, autolukud on ja viimasel ajal on need AirTagi moodi trackerid ka, mõnel on nendega UVB, eks ole, aga sellegi poolest. Ehk siis nokkini saab lahti, eks ole, et kõigepealt tuleb ühtepidi asi alustada ja siis tulevad teised järgi. Aga ma imestan, et see autolukkude levik pole seda toonud Androidis rohkem kasutusele, sellepärast, et Bluetoothi võtmete releerünnakud on väga lihtne, et sul on kodus selle peegli ees autovõti, emiteerib Bluetooth signaali ja siis sa releega seda peegeldad autoni, uks läheb lahti, pätt sõidab ära. Teada-tuntud asi, selle vastu see UVB võti aitab väga hästi ja see ei ole ainult BMW, kes esimesena välja tõi, paljudel on see juba nutikas UVB-ga võti. Tegelikult ma mõtlesin kogu selle jutu juures seda, et tegelikult üks nagu potentsiaalne probleem ongi just see rünnaku vektor, eks ole, et juhtmevabalt saab ju asju ikkagi spoofida ja siis võib-olla saab mõni pahalane nii-öelda pealtkuulatus signaali ja sulle ligi ja tegelikult Bluetooth on selle koha pealt nagu eriti hull, kuna see levib kaugel, eks ole, et NFC ja UVB levivad oluliselt vähem, aga nad on siiski juhtmevabad. Minu teada mõõdetakse seda nii-öelda reaalse ajas nii-öelda seda kaugust, põhimõtteliselt seadmete kaugust, et kui ta on paigal, siis ta reaalselt ei tööta. Kui sa lähened talle siis. Aga ma jään siin tehnilistes, füüsikalistes detailides võib-olla hämaraks. Aga mis sa ütlesid veel, Ameerika tugi on ka see, et võiks ju siis Ameerikas tellida selle UVB toega luku. Ameerikas on levinud siuke asi nagu Deadbolt, ma ei teagi, mis selle eestikeelne vaste on, aga põhiluku südamikust on eraldiseisev veel üks pagana jurakas, mis sõidab siis piida sisse. Kindlasti meil on nagu turvalukudest sul sellised. Jah, et lukuekspertidest kuulajad saadavad meile terminoloogiat, aga mõte on see, et Ameerikas on see väga levinud, Euroopas ja Eestis ei ole, et sa tegelikult ei saa seda kasutada siin otsa. No ma lisan veel siia selle SwitchBoti konkreetsete featuuride nimekirjaga selle NFC, mida mainis, see on seal ka tegelikult olemas. Aga tõsi, ei toiminud see küll ei siis Pixeli telefoni ega ka kellaga, olgugi, et kirjas oli, et justkui nagu peaks, aga lukk ei suutnud seda tuvastada, seal komplektis on küll ka siis NFC kaart ja selle NFC kaardiga toimis väga hästi, et teiste telefonidega ma ei proovinud, aga no äkki ta siis mõne teisega toimib ja muidugi, mida ma ka jään täitsa vastuse võlgu on siis nagu see turvalisuse tase, et ma olen ikkagi nii laisk, et ma pidasin oma ust nii vähe oluliseks, et ma isegi ei hakanud uurima, kui häkkimiskindel on nüüd see SwitchBoti, mis iganes mustmiljon protokolli. No, minul on vastupidi, et ma pigem sellepärast kasutaks vanakooli võtit, et ma ei tea, ilmselt see on ka minul siiski tegelikult selline võltshirm või see, et ega praktikas ei ole tegelikult hullem kui võtme ära kaotamine, eks ole. Ilmselt ei ole, jah, arvestades, et ega SwitchBot ei ole ka ikkagi vist päris üleeile ei hakka nüüd lukke tegema, et Meelis mainis siin juba. SwitchBot oli üks esimesi, jah. Just, et väga ammu teeb, tal on kogemus olemas. Seotud, et autode puhul ärandamine on levinud, kallite autode puhul eraldi, siin on leiutatud see tehnoloogia, UVB, tugi, et miks ei ole tulnud see veel ukse omadesse, aga võib-olla siis nagu Meelis ütles, see standard aitab sellest. Ja teine asi on see, et ma saan aru, et see kiip on kallim, aga kui me just rääkisime siin sellest, et Pixelitel on ja Samsungitel on nagu ainult kallitel mudelitel ja Apple'iga samamoodi, et iPhone 17, 16 E-del ei ole, eks ole, et siis võib-olla sarnaselt NFC-ga võiks võib-olla see ikkagi tulla siis nagu need alla ka odavamatele mudelitele, eks ole, mitte ainult nagu 1000+ eurot telefonidel. Ja teistpidi on see üks nendest aspektidest, mis ikkagi paneb mind ka natuke imestama, et põhjused, miks inimesed omale siis sellist kas või sellist SwitchBoti taolist lahendust ei osta, jäävadki natuke võib-olla ebaselgeks, et kas see on siis teadlik valik või see on lihtsalt mitteteadlik laiskus või tähendab mitteteadlik valik või see on siis hoopis tükis laiskus, et nad teavad, aga ei viitsi, sest et päris elus on see tegelikult ikka jube mugav, et eriti võib-olla, kui sul on juhtumisi näiteks pere ja mingid lapsed ja
kellele sa võib-olla peaksid muidu võtmeid jagama ja mis iganes. kui sul on sõrmejälje sensor ukse kõrval, see on tegelikult nagu jube mugav. Et see lahendab ikka väga palju ära igasuguseid probleeme, mis võivad näiteks võtmete kadumisega. Ma arvan, et see on kombinatsioon neist kõigist. Miks mina seda varem ei ostnud, oli ka puhtalt võib-olla teadmatus, täpselt kaldkriips, võib-olla siis ka laiskuse. Mul lihtsalt vanasti oli ka ukse küljes selline lukk, kuhu ei sobitunud see ükski nutiluku nagu interface või liides, ühildus ja siis ma ei viitsinud hakata seda tervet lukku vahetama. Aga lihtsalt kui teil on juhtumisi uuem uks ja mingi uuem standardne lukk, siis tõenäosus, et sinna mingisugune selline järelturumootor õnnestub paigaldada, on suur. Ja mida ma muidugi ei oska hinnata kaugeltki oma kogemuse baasil praegu, et kui vastupidav see tõesti on, et kui kaua see mootor see jaksab seda lukku kinni ja lahti klõpsutada, mina sa tea äkki näiteks aasta pärast. Ja siis pead hakkama laadima seda lukku. Muide, seal on SwitchBotil on 2 varianti, et seal on siis võimalik, seal käivad need 4A need suuremad patarei standard meil. Et 4 sellist patareid käivad seal sees üks eraldi blokina ja minu komplektis ei ole, ma olin kuidagi säästukomplekti vist valisin, on patareid. Ehk et ta on patareidega, aga nad ütlevad, et mis iganes, ma ei tea, keskmiste sisenemiste väljumiste põhjal peaks ikkagi seal mingi pool aastat, lausa kuni aasta vist suutma vastu pidada, no eks siis näha ole. Aga neil on ka olemas laetav moodul, ma võin ise loomulikult vahetada ka need ju laetavate vastu, aga neil on ka mingi selline akupaki moodul ka, mida sa justkui saab laadida. Ja ta ikkagi läbi äpi nüüd hoiatab, et mingil hetkel hakkab see patarei tühjaks saama, sest tõepoolest ega ma ka sellise kerge paranoikuna ikkagi ühe võtme olen omale umbes selja külge teipinud, et lihtsalt, sest kui sa lähed nüüd õue ja uksel on aku tühi ja sa ei saa koju. Ja ma ei saa enam koju sisse, sest et võti on nüüd ju toas, sest ta pani selle ju hopsti lukku. See laadimine ja patareide vahetamine on tegelikult üks selliste vidinate suur miinus, eks ole, eriti see, kui sa kipud midagi ära unustama, et ma siin hiljuti tegin, millest ma võib-olla varsti mõnes saates räägin juulikuu digiajakirja jaoks Androidiga AirTagi konkurentide võrdluse ja seal oli tegelikult uus Samsungi tracker ka, millel on nüüd väidetavalt hea patarei indikaator, aga ma ise isiklikult olen kasutanud sellist Samsungi telefoniga aastaid ja selle kirjutasin kunagi pärast tagasi sellest ka ülevaate ja sellel üks põhihäda on see, et ta näitab kogu aeg, et patakas on täis, tavaline see kümmargune nööppatakas käib siin sisse, eks ole. Ja siis ühel hetkel, kui sa lähed vaatama, siis näpp ega kogu aeg ei viitsi vaadata, eks ole. Tuleb. Siis ta näitab, et seda trackerit on viimati nähtud 2 kuud tagasi, sest ta on pole 3 kuud vaadanud, eks ole, ja ta on vahepeal tühjaks saanud ilma hoiatamata, et tegelikult on äpis olemas hoiatamise funktsioon, et ma hakkan tühjaks saama, aga lihtsalt sellel konkreetsel tagil on tundub bugi see, et ta mõnikord ei tee seda või päris minu puhul kunagi ei tee seda. Nii et jah, et ka sellist asju on, et sellest ei ole nagu ainult selle vidina probleem, vaid seda probleemi esineb kindlasti ka teistel toitel. Ütleme meil siin ka siis lõppu veel selle SwitchBoti, ma ei tea, see oli võib-olla probleem, see on lihtsalt ka minu laiskus praegu, et kui mul on ka lubatud kõik teavitused, siis on SwitchBot väga teavituste aldis. Ehk et mul on praegu natuke olukord, mis juba on mind selleni, et ma pean vist võtma kätte ja laskma oma agendil või endal kuidagi filtreerida neid teavitusi, kui neid üldse saab filtreerida, sest praegu on olukord, kus see, et nii kui ma keeran ukse lukust lahti, ütleb mulle telefon, et põbõmm, uks läks lukust lahti ja siis kui uks läheb lukku, ütleb telefon põbõmm, uks läks selle lukku. Et ma kogu aeg nagu saan telefonist teada, mis ma parajasti oma lukuga teen, mis on võib-olla natukene väsitav, aga kui ma keeran kõik teavitused välja, siis ma ei tea üldse. Tegelikult minu puhul ei ole ka praegu otseselt vahet, sest väga palju teisi inimesi sealt uksest sisse välja nii-öelda tavagraafiku järgi ei käigi, aga kui tõesti teil on nüüd mingi selline ettevõtmine, kust ikkagi pere ja muud liikmed võib-olla sisse välja voorivad, siis te võib-olla tahategi neid teavitusi saada või vastupidi üldse ei taha. Ja muidugi teine segment, kus ju sellised koodiga lukud on eriti abiks ja seal ka neid palju kasutatakse, on igasugused majutusasutused, et tahate oma korterit hakata välja rentima. See on tegelikult ülimugav, et pistadki sellise asja sinna külge, ütled inimesele koodi ja kõik toimib ja SwitchBoti äpis saad ka kusjuures neid koode veel niimoodi filtreerida aja järgi, et on nad siis permanentsed või ajutised, et sa võid vabalt öelda, et mingi kood kehtib näiteks 3 päeva.
ja siis ta 3 päeva ei muidugi, kui sul oled juba nutistanud oma luku, siis see kõike programmeerimine, mida sealt teha annab, see on ju äge. see tundub mulle väga mõistlik lahendus, see lahendus, sõrmejäljega haaran lingist ja uks on lahti, eks. Absoluutselt. No see, ütleme, te kuulsite nüüd, võtame selle lõigu kokku, et siin sellised me early adopterid siin oleme, et nagu Glen, et kes paigaldab ja leiab hea viisi, kuigi vahel mõned asjad ei toimi. Meie Meelisega veel ootame järgmisi standardeid ja tulekut, aga kindlasti on, ma ei tea, usun, et kuulajate seas on palju, kes on sellega läbi käinud teed. Kui teil on midagi kolmandat, siis jagage meiega. Et nüüd, kus see Aliro standard on nii-öelda paisu tagant lahti pääsenud, siis ma eeldan, et neid lukku hakkab tulema nagu seeni peale vihma vähemalt siin, kui mitte enne, siis sügise lihval näiteks kindlasti me näeme terve tunnikuid uusi Aliro lukke ja nii edasi, nii et ma arvan, et see aeg on varsti. No eks seal küsimus ongi aga selles täpselt, et uus lukk võib-olla versus mingi retrofit, eks ole, et kui sa tõesti ostad uue ukse, paned uue luku ja siis tõenäoliselt sa võib-olla lähedki vähe põhjalikumalt, aga kui sul on juhtumisi selline lukk, sa ei taha võib-olla palju raha kulutada, ma mõtlen tavaline lukk, mis siis sobib sellise retrofit lahendusega kokku, siis täna ikkagi ju valikud on iseasi tõesti, et uusimaid tehnoloogiaid seal võib-olla ei ole, aga see ei ole nüüd päris põud seal ka ei ole, et valikut ikkagi on. Nii, lähme siis edasi ja räägime autoga. Ma saan aru, Glen, sa oled jälle istunud autos, selle asemel, et sõita, sa hakkanud rääkima seal. Hääljuhtimine on Android autos või ütleme, häälkäskluste andmine on kogu aeg olemas olnud. Aga nüüd sa märkasid, et Android autos on mikrofoni asemel siis üks teine nupp tekkinud hoopis. No jaa, kahtlemata võib-olla olen ma väga laisk märkaja ja siis kirjutavad meile 100 000 inimesed, et see on ammu olnud olemas. Mina autos olen ikkagi näinud, et seal on mikrofoni nupp, ma räägin siis Android auto funktsionaalsusest hetkel, aga mingisugusel hetkel sellest mikrofoni nupust sai see rombikujuline nupp või sümbol, mis teadupärast on siis Gemini. Ja olgugi, et ka mikrofoni alt millalgi justkui mulle reageeris Gemini, siis nüüd on see rombikujuline nupp, kust alt siis kohe kindlasti reageerib Gemini. Ja ma natukene siis teadlikult ka proovisin teda ikkagi kiusata, ma päris tal 0-100 numbreid ei palunud lugeda, aga siiski üritasin nagu aru saada, et kui palju ta siis teab mingit konteksti ja kuidas kõik see võiks nagu päriselt toimida, sest ega autosse istudes sa ei tule alguses nagu väga selle pealegi, et mida ma nüüd siis peaks teistmoodi tegema, kui seal nüüd on see Gemini. Ja no esimene asi, mis ma ta käest küsisin, oli see, et kas tal on, ütleme alustada päris algusest, siis ma tegelikult hoopis küsisin, et kas ta saaks palun helistada ühele minu kontaktile. Ma küll ei valinud Hantsu seda puhku, aga valisin ühe teise kontakti, mille peale teatas mulle Gemini, et ma ei saa otse kõnesid alustada ega telefoniseadeid muuta, aga ma võin otsida sulle juhiseid, kuidas seda teha. Juhiseid? Jah, minu prompt või ma vajutasin rombikujulist nuppu ja ütlesin, et helista kontaktile, mille peale siis ma sain teada, aga nüüd siuke lugu, et ta ise kõnesid teha. Vanasti, kui oli see mikrofoni nupp, kas põhimõtteliselt see nii-öelda otse tee toimis või? See ju oleks toimima. Ma jään vastuse võlgu, kuidas see siis toimis, siis oli seal omal ajal ju probleemid, et sa pidid suhtlema inglise keeles ja eesti keeles. Aga igatahes ma ei jätnud jonni, vaid ma siis jätkasin vestlust hoopis ja küsisin, et kas sa ei saa tõesti telefonikõnet alustada. Mille peale teatas mulle Gemini, et sain su soovist valesti aru, tegelikult saan helistada küll. Et kas sa soovid helistada kontaktile ja ta ütles nüüd selle kontakti, keda ma alguses ütlesin, mille peale ma ütlesin. Saab kontaktidest eesti keeles ilusti aru, et seal ei ole probleemi, et ta... Ja, ei muidugi, sellest ta sai juba isegi ammu aru, aga nüüd siis ta küsis, et kas ma soovin helistada kontaktile, mille peale mina ütlesin täpselt nii. Ja selle peale ta ütles, et helistan kontaktile ja siis selle kontakti nime. Et no ikkagi LLM on selline hägus programm, et ta vahepeal nagu paneb midagi, mõtleb omi mõtteid ja ta on hajameelne ja siis ta ütleb, et ma ei oska ja siis ütleb, proovi uuesti ja siis tead sa see kõik, ma räägin ikkagi edasi, sellega minu test sugugi ei piirdunud, ma ikkagi võtsin natuke põhjalikumalt tema hingeelu ette ja siis ma läksin vahepeal autost välja ja tulin siis autosse tagasi, et teada saada, kui palju ta siis konkreetselt nüüd sellist konteksti teab, et kas ma saaks nüüd meie eelmist vestlust jätkata ja küsisin konkreetselt, et kas sa näed meie eelmist vestlust. Mille peale teatas mulle Gemini, jah, ma näen meie eelmise vestluse ajalugu ja mäletan su eelistusi. Mille peale ma küsisin, kas sa palun saaksid helistada uuesti sellele kontaktile, kellele me enne helistasime. Mille peale ütles Gemini, mul pole kahjuks võimalust sinu kõne ajalugu vaadata.
siis ma rohkem teda enam sel teemal ei kiusanud, sest ma saingi aru, et tal on see eelmine treed on ikka nagu eraldi, et iga kord muide ütleme nii, et autos, kui ma vajutan rombiküürist nuppu ja temaga räägin, ta enam ei oota minu vastust, mis nagu mõnevõrra on tüütu, ma tahaks võib-olla, et see vestlus jääks kogu aeg käima, aga näiteks mul mängib raadio, siis ma küsin selle ühe küsimuse ära, ta vastab vastuse ära ja kukub kohe jälle raadio peale, et ma pean nagu vajutama jälle seda rombikujulist nuppu, et aga hakata siis uuesti rääkima. Olgugi, et tegelikult sessioon ei jäägi püsti või, et sa ei saa jätkuküsimusi küsida? Saan, sessioon on seesama, et praegu, kui ma praegu siin teile ka ette loen neid näiteid, mul on oma Gemini ajalugu, kõik see on transkribeeritud tekstiks. Ehk et iga kord, kui ma istun nüüd autosse ja hakkan rääkima, tuleb uus vestlus. Ja see kestab nii kaua, kuni ma autos selle sõidu olen. See on nagu minu tähelepanek. Olgugi, et ma vajutan kogu aeg uuesti seda nuppu, on nagu see sama vestlus läheb edasi kogu aeg. Nii et selles mõttes ma saan selle vestluse piires väga hästi kõike teada. Ja ma pean ka ütlema, et Gemini kaitseks ikkagi, et olgugi, et ta nüüd väitis mulle, et ta ei saa kõneajalugu vaadata. Ma tegin ka ühe sellise katse, et siin hiljuti tegime väikse mootorrattatripi meie lõunavabariikidesse. Ja siis lasime Geminil koostada või mina lasin koostada erinevaid marsruute siin läbi linnakeste. Ja ma selle sama vestluse käigus nüüd, mis ma siin katsetasin selle enne helistamise käigus, küsisin, et kas ta saab palun vaadata minu motomatka mingi teise päeva marsruuti, mille peale ta ütles, muidugi ta saab seda vaadata. Ja selle ta kuvas mulle hopsti Google Mapsina, aga Android autos kohe. Ega ma ütlesin, et palun. Kus kohas see andme tulid sul? Mul oli Gemini ajaloos, ma olin hoopis mingis kaugemas vestluses palunud tal koostada marsruuti, mille ta Google Mapsis kuvas. Ja ma hoopis teises... varem selle nagu Google Mapsis valmis teinud ja nüüd ta läks tagasi tõi selle eelmisest vestlusest. Ja tõi selle ilusti minu Android auto ekraanile. Tõsi, ta alguses üritas seda Waze'i ekraanile kuvada, mille peale ma ütlesin, et see nüüd hästi ei tulnud välja, sellepärast et Waze ei kuva mingit waypointidega tehtud marsruute. Ta väitis, et ta avas Google Maps'i, aga siis ma ütlesin, et palun ava Google Maps ja siis teist kord selle avamisel ta avas Google Maps'i ja see toimis. Nii et tegelikult tal on ikkagi mäluna see olemas. Aga veel oma näidetega veel natuke siis edasi minnes, ma siis ka küsisin, et kas saaksid palun avada viimase digisaate podcasti, mille peale teatas ta mulle, et ma ei saa otse taskuhäälingu saateid mängima panna ega avada, aga sa võid otse otsida Geeniuse digisaadet oma lemmikutest podcasti äppidest, mille peale siis ma küsisin, et palun ava siis minu lemmik podcasti äpp ja mängi sealt Geeniuse digisaadet, mille peale ta ütles, avan rakenduse Pocket Casts. Ja siis ta avaliski sealt välja digisaate. No natukene selline nagu mingisugune väga tüütu sõber või kolleeg, kes tahab, et sa küsid, mis kell on ja vastab sulle ajanäitaja. Ma ütleme, et ja saada siis inspiratsiooni veel sellest Ronaldi testist, siis viimane minu testküsimus oli see, et kui soe on praegu parajasti Pirita rannas ja vesi, mille peale ta teatas, et praegust täpset veetemperatuuri Pirita rannas ma sulle öelda otse ei oska, sest mul puudub ligipääs reaalajas rannainfole, mille peale ma ütlesin talle, aga proovi otsida netist. Selle peale ta ütles mulle, ma ei saa kahjuks reaalajas veebiotsinguid teha, et praegust veetemperatuuri kontrollida, mille peale ma ütlesin, aga palun otsi veetemperatuuride leht, mis näitab Eesti ranna veetemperatuure. Selle peale ta ütles mulle, jaa, Pirita rannas on veetemperatuur praegu 17 kraadi. No tõeliselt tüütu ennikene. Nii et ta teeb küll, aga ta ei tee esimese korraga. Sa võid nagu mingit surkima täna väga jõuliselt. Väga jõuliselt võib surkida. Mul sind kuulates kaotasin natuke kannatuse, et ma ei tea, kuidas sa suutsid temaga seal niimoodi nii kaua seda nuppu vajutada kogu aeg. Ja praegu, kui ma nüüd seda veel kord mõtlen, kui ma ette loen, mul on see nüüd ühe vestluse treedina siin või lõimena näha. Nii et kogu see ajalugu on kenasti näha ja kõik vestlused. Et ühesõnaga see isegi ei puuduta võib-olla nüüd ainult seda Android auto ja Gemini liidestust, et see nagu natuke käib see ka terve Gemini kohta võib-olla, sest et probleemiks on siin see, mulle tundub, et Gemini võib-olla ise hästi nii-öelda ei teagi, mis seadmest ta nagu töötab. Ehk et see kõik tsentraalselt jõuab sinna Gemini äppi, aga kas ma nüüd räägin temaga läbi kella, räägin temaga läbi arvuti, räägin temaga läbi telefoni või räägin temaga hoopis läbi auto. Ehk et ta peab nagu aru saama, sest kui mina ju näen, kus ma olen ikkagi tavaoludes, kui ma just parajasti sealt peolt ei tule, mida Meelis mainis, et ma ju tean, et ma istun nüüd autos ja siis ma palun näiteks helistada, aga kui ma istun arvuti taga, siis ma ju ei palu helistada.
aga ma räägin tegelikult kogu aeg sama Geminiga. Nii et ma isegi väga täpselt ei tea praegu, kuidas siis Gemini nii-öelda teab, kust see korraldus tuleb. See on muidugi täielik fail, kui ta ei tea, et tal peaks olema oma konteksti aru saama, jah. Aken, et see päring tuleb praegu rakendusest, meil on Android auto. Tõenäoliselt inimene on roolis, tahab ka mängida podcasti, helistada, muid asju teha, juht nagu käed vabalt. No ütleme, et võiks siis see olla ja võib-olla see ikkagi ka ju on, sest mingis mõttes ta lõpuks minu pirtsakatele soovidele ju allus, eks ole, aga kohati mulle nagu jääb nagu mulje natuke, et ta ei tea ja ma olen seda täheldanud ka muide Kellast talle korraldusi jagades, et Kellast on olnud samamoodi, et ta väga pirtsakas ka telefonikõnede algatamisel, et ma olen öelnud, et palun helista kellelegi ja ta ütleb mulle, et ma ei saa kahjuks teha kõnesid. Aga siis ma ütlen, et palun ava telefoni äpp ja helista ja siis ta ütleb muidugi ja kohe helistab. Nii et ta on nagu, ma ei teagi täpselt, mis ta parajasti siis mõtleb, kui üldse ta midagi mõtleb või jutumärkides. Aga ta kuidagi ei tee asju kohe, aga tal on võimekus neid asju tegelikult teha. Nii et seal nagu arenguruumi on, aga veel kord see autos ikkagi rääkimine Geminiga iseenesest on nagu toimiv, et ei tasu ennast lasta nagu kammitseda sellega, et seal on nüüd mingid häälkäsklused. Kaugel sellest, eks ole, et tegelikult ikkagi see on täiesti sujuv kõne ja ma ei taha nüüd öelda, et hakake nüüd Gemini peale autos karjuma, aga võib karjuda ka, aga põhimõtteliselt võib rahulikult ja emotsioonidega koos rääkida, mida sa asjast arvad. Ja ta tegelikult proovib sulle ka oma võimaluste piires vastu tulla. Ma küll küsisin, kas ta saab ka autofunktsioone juhtida, eeldatavalt oli ju vastus juba ei, mille peale ta ka nii ütles. Et tõepoolest endiselt siis loomulikult ei ole tal ju juurdepääse mingisugustele akende avamistele ega istmesoojendustele, eks ole, aga Kui sul on Android Automotive'iga auto, siis vist võiks. Siis ilmselt saab, jah. Aga mis on siis sehitud autosse? Ikkagi eesti keeles ja ei tule soome meest sinna vahele. Ei, mul on väga mõnusa häälega täitsa eesti naine vist mulle tundub, et seal on nüüd häälevalik tekkinud ja selles mõttes on hästi, et valikus on ilmselt ka soome mees olemas, et ma ei ole küll proovinud seda valida, aga kiituseks tuleb jah öelda, et kõik see nagu põhimõtteliselt toimib, aga ta on nagu natuke konarlik ja kui ma seda motomatka asja siin ka mainisin, ma pean jälle ütlema kiituseks seda, et just see Google'iga integratsioon on tegelikult väga äge, et ma saangi Geminis lasta vabalt teha teekondi, vabalt öelda, et aga pane sinna mingi punkt veel vahele ja võib-olla on seal läheduses midagi ja äkki on midagi huvitavat, mida sealt vaadata ja ta väga sõbralikult ka seda teeb ja väga tulemuslikult, sest tal on olemas ju Google Mapsiga kogu aeg sidestus, et ta avab mulle selle teekonna, nii kui ma sinna peale klõpsan, avane mul Google Maps, ma näengi kohe seda teekonda sealt, ma saan ise seal neid punkte lohistada või nii, et ühesõnaga, et see pool nagu rääkimise ja kaardirakenduse vahel on tegelikult äge, et kui sa siin mingis saates mainisite mingi aeg tagasi, et Google Mapsiga saad nagu rääkida, siis ma ei olegi proovinud, et ma vist Google Mapsiga niimoodi otse, ma ei tea, ma vist ei saagi siiamaani ikka rääkida, aga sa saad rääkida Geminiga, kes siis otse käsutab seda Google Mapsi. No mõnes mõttes see on nüüd ka Gemini seal Google Mapsis, aga tal on see kontekst, et ta on kaardirakendusest, ta peab sulle näitama trajektoore, asju, mitte et ma ei tea, mida ma sulle näitan, et ma ei tea kaartidest midagi. Seda küll, jah. Sa ütled, et see on niisugune asi, kust ma leian punkte, et jah, see on kaart ja nüüd siin on tee. Ja muidugi üldse tehisintellektide kõigi nende keelemudelite, ma ei tea, kas see on nagu probleem või vastupidi, aga nad on sellised tunnustavad kogu aeg sinu soovide suhtes, mis natuke on väsitav, sest kui ma küsisin, et meil on selline plaan teha selline matk seal sellisest kohast sellisesse kohta sellisel ajal, siis esimene vastus oli, et see on ju suurepärane plaan. Et loomulikult sealt saaks ju teha ikkagi sellised kurvid, et oleks kohe nagu eriti suurepärane. Ja kui ma talle järgmisena ütlesin, et muudaks ikka sihtpunkti ära ja läheks sealt, ma ei tea, lääne poolt nüüd hoopis ida poolt selle asemel, siis ma sain teada, et nagu ida poolt minna on juba nagu veel parem plaan. No selle kohta on palju ingliskeelset teaduslikku termineid, aga eesti keeles on see üks sõna, see on lipitsemine, lipitsev suhtlus, kus kogu aeg arvatakse, et sina oled kõige targem, nii head küsimused ja vastused. Kas seda saab muuta kuskil seadetes ka, sest et ChatGPTil oli ju vahepeal mingi teema, et nad muutsid seda vaikimisi ja siis tuli skandaal, eks ole. Nii-öelda vaike prompti, kui sa ütled, et lõpeta lipitsemine ja ära kiida kõigile
takka ja ole nagu mõistlik. Ausalt öeldes ma täitsa võiks seda muide testida, sest et ka Gemini'l on olemas need instruktsioonid ja need on täiesti ju keelemudelile antavad, siis ta kogu aeg söödab neid talle ette. Nii et ma peaks sinna ilmselt kirjutama ikkagi sellise vana hea instruktsiooni, et sa oled tõrges, sarkastiline ja kõigega mitte nõustuv. Olgu, et osaliselt ta oma teadmatust muidugi näitab, aga samal ajal ta ikkagi kiidab seda kasutajat taevani. Et mõnes mõttes tõesti on see natuke väsitav, et võib-olla oleks palju värskendavam, kui ta ütleks, et nii nõmedat plaani pole ta nagu ammu kuulnud ja sinna sõitmine on küll viimane asi, mida praegusel ajal ja sellise ilmaga tasuks teha. Et iseenesest oleks see ka lõbus. Kuulge, meie aeg on peaaegu läbi, tänase saate aeg. Ma tahaksin korra veel viidata ühele kirjale, sellepärast kirju meil vahepeal tuleb ja julgustada ka teisi kõiki jagama oma huvitav kogemusi. Rääkisime siin eelmine või paar nädalat tagasi õigemini streamingu teenuste rangetest sanktsioonimeetmetest. Heiki tahtis anda meile tagasisidet, olles Go3 kasutaja, kuna Go3-st oli juttu, ütles, et tema on selle klient, aga tal tõi siis näite selle kohta, mis talle väga meeldib, muidu Go3 puhul ütles, et see talle väga hea teenus, aga mis on häiriv, et me rääksime sanktsioonidest, kui kasutavad paljud inimesed eri kohtades sama kontot, et tema on kogenud, et Go3 viskab kasutajaid välja sessioonidest, kui näiteks on samas kohas reaalselt oma leibkond ühes kodus ja samas ei pakuta võimalust tõsta kasutajate limiiti, et laps vaatab ühest arvutist, teine teisest telekast, kolmandas arvutist ja siis ta hea meelega ütleb Heiki, et maksaks mõne raha juurde, kasutaks rahus, aga selle asemel siis rikutakse seda kasutaja kogemust. Ja ma olen ka seda kogenud Go3 teenuse testimisel, et neil vist peast nüüd ei mäleta, kas oli 2 kohta vaikimis ja kui sa ostad Go3 boksi, saad selle boksi 3. koha kaasa või oli 3+1 või 2+1, 1-2. Igal juhul neid on suhteliselt vähe küll ja suuremas peres on nagu natukene keeruline ja kurb on just see, et ei saa juurde osta, eks ole, et see võiks olla loogiline, et ma lihtsalt Aga sellised kirjad teie veel näidetest ja kogemustest, mida me kõik ise ei jõua katta, on ikkagi oodatud. Aadress on kirjad@digisaade.ee. Andke meile tagasisidet, andke meile mõtteid ja andke oma leide ja küsimusi, mida teil on tulnud seoses meie saate kuulamisega. Meie ütleme tänaseks teile aitäh. Lähme vaatame juulikuist Eestimaad ja oleme tagasi nädala aja pärast.